Tere veel kord kõigile ja tere ka meile armsatele vaatajatele, kes jälgivad meid interneti kaudu. Täna on Muhus ka ilus kevadine pühapäeva pärastlõuna ja meil on hea meel, et siin Ellamaa külakeskuses on kingitud meile ka need võimalused koguneda pühapäeviti. Ja nii nagu me ikka oleme oma jumalateenistust alustanud ühe väikese jumalasõnaga, lugedes seda piibliraamatust, siis täna ma loen sellise salmi piiblist, mis asub Matteuse evangeeliumis 5. peatükis ja 9. salm. Ja seal öeldakse nii, et õndsad on rahu tegijad, sest neid hüütakse Jumala lasteks. Ma usun, et Jumal soovib kõnetada kindlasti ka täna, aga üleüldse laiemalt inimestega just sellel pinnal ka, et me oleme kutsutud Jumala lastena rahu tegijateks ja mitte vastupidi. Ja tuua rahu tegijal sõnum ja olukorra lahendus sinna, kus on pingeid ja segadust, siis seda me näeme meie ühiskonnas, maailma erinevates paikades, kui tohutult palju seda on. Ja eks meie ülesanne ongi olla Jumala lastena rahu tegijad selles maailmas. Ja selles osas ma usun, et me keegi ei saa öelda, et lõpuni ma tean kõike nüüd, olen Jumala laps, kuidas igal pool rahu tuua. Me oleme tegelikult teekonnal, kus me pidevalt ise ka õpime seda, kuidas olla hea rahutegija, kuidas tuua rahu sinna, kus on paanika, kus on segadus. Aga sõna ütleb, et me oleme kutsutud rahutegijaks, nii et me ilmselgelt peame hoidma seda igal päeval meeles, mitte ainult pühapäeviti, et Jumala lastena meid on kutsutud olema rahutegijad. Ja maailm vajab tegelikult väga palju just neid, kes oskavad, suudavad ja tahavad tuua rahu sinna, kus on rahutus. Ja ma usun, et tänane teenistus ka siin meid julgustab, kinnitab, õpetab, juhatab, et olla siis need rahutegijad. Me oleme ülistanud Jumalat pühapäeviti tavaliselt pilliga, aga täna on üks erakordne pühapäev jälle, kus Kaide on mandril ja meil pillimängijat otseselt ei ole. Aga meile ei ole ka võõras see, et me laulame ilma pillita. Me oleme ikka seda teinud ka kolmapäeviti siin olles, et valged laulikud, mis teil on siis toolite peale ka jagatud, et laulame siit alguses paar laulu ka tänades Jumalat ja siis tuleme juba siis issandussurma mälestamise juurde ja täna on vend Ervin, kes jagab oma tunnistuse ja siis lõpus jagan teiega ka mõtteid Jumala sõnast. Aga tõuseme ja palume, et Jumal siis ka täna meid kõnetaks oma sõna läbi ja siis laulame mõned laulud. Ja Isa taevas, me täname selle päeva eest, täname selle võimaluse eest olla siin koos sinu lastena ja nii nagu sinu sõna ütleb, me oleme kutsutud rahutegijateks ja me vajame tõesti tarkust, sinu juhatust ja juhtimist, et olla need rahutegijad selles maailmas. Palume, et sinu sõna meid täna kõnetaks, õpetaks, juhataks, juhiks kõige tõe sisse. Täname sind, et võime tuua sinu ette ka armsad vennad, õed, kes ei ole täna meie keskel, kus nad iganes on, siis me palume, et sa hoiaksid ja varjaksid ja kaitseksid neid ja et ka nemad seal paikades võiksid olla rahutegijad, kus nad siis parasjagu on. Tänu sulle ka, Jumal, nende tehniliste vahendite eest, mille kaudu inimesed saavad osa ja saavad järelkuulata ka neid sõnumeid. Õnnista igat kuulajat ka, kes on ekraanide taga ja olgu sinu arm üle meie kõikide Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Ja laulame siis mõned laulud. Ma võtsin siit laulu, mis ma arvasin, et me kõik teame, laul number 40, Kuningas Kristus on kuningas. Et see on üldiselt selline väga väärikas ja juba
vanem laul, mida kristlased on laulnud Jumalale kiituseks palju aastaid. Ja nii et proovime siis ilma pillita ka täna laulda. Kuningas, Kristus on kuningas, au ja kiitust ja tänu toogem tal koos. Taevane, püha ja tõeline, armastan sind, mu elu jõud, rõõmude rõõm. Laulge kõik, ülim on tõesti nimi Jeesus, meie au, kuningas Jeesus, oled vaid sa, oled vaid sa. Kuningas, Kristus on kuningas, surid meest, palud meest, õnnistad meid. Väga hea, saime hakkama. Ja siinsamas kõrvallehel on laul 38, kui pühad koos kõik marsivad. Kui pühad koos kõik marsivad, läbi taeva linna värava. O Jumal, las mind olla nende hulgas, kui pühad koos kõik marsivad. Olen üksik palverändur, tee mul pikk ja vaevane, kuid mu teekond suundub sinna, kus mu kodu taevane. Kui pühad koos kõik marsivad, läbi taeva linna värava. O Jumal, las mind olla nende hulgas, kui pühad koos kõik marsivad. Ees mul laiub sügav Jordan, ees näen kuldseid väravaid, kuid mu teekond suundub sinna, kus kõik pühad elavad. Kui pühad koos kõik marsivad, läbi taeva linna värava. O Jumal, las mind olla nende hulgas, kui pühad koos kõik marsivad. Amen. Olge head ja võtke istet. Ma loen nüüd enne ka ühe piibliteksti, kui me tuleme ja saame osa issanda surma mälestamisest. Teen seda siis täna ka 1. Korintuse kirjast ja loen siit 10. peatüki 2 salmi 16 ja 17. Ja siin öeldakse siis apostel Pauluse kaudu meile nii, et õnnistuse karikas, mida me õnnistame, eks see ole Kristuse vere osadus. Ja leib, mida me murrame, eks see ole Kristuse ihu osadus. Et leib on üks, siis ka meie paljud oleme üks ihu, sest me kõik saame osa sellest ühest leivast. Amen. Tänu Jumalale, et see on olnud Kristuse valik, et meie täna siin istume ja koos oleme. Me ei ole üksteist valinud, Jumal on meid kutsunud, oleme sellistena, nagu me oleme tema ees, aga võime rõõmustada sellest, mida sõna ütleb, et me oleme tema ihu liikmed. Ja igaüks omas kohast. Igal ühel oma ülesanne, käel oma ülesanne, silmal oma ülesanne ja nii edasi. Ja see, mis ta ütleb, et õnnistuse karikas, see tähendab, see on juba tema poolt õnnistatud, mida meie tuleme ja lihtsalt vastu võtame tänuga. See on Kristuse vere osadus. Ja piibel ütleb, et ilma selleta ei oleks olnud ka võimalik tuua andeks andmist. Nii et
siin on nagu Jumala sügavad tõed ja Kristus, kes oli patuta, sai ainukesena seda ka teha, et kanda patud Golgata ristile. Ükski inimene ei oleks sellega hakkama saanud, vaid see oli Jumala plaanis sees, et Kristus saab selleks olema ja nii nagu siis öeldakse ka evangeeliumis, et nõnda on Jumal maailma armastanud, et tema andis oma poja. Et see on nagu väga-väga suur kingitus inimkonnale tervikuna. Ja palun siis, et Maiu, sina ka tuleksid ja lihtsalt võtame selle hetke, täname Jumalat selle ihu eest, kuhu meie kuulume ja selle uue lepingu eest, mis tema on meiega sõlminud. Tänu Issand. Tänu sulle, hea Isa taevas. Me täname selle sakramendi eest, mis sa tõesti oled meile jätnud. Et me saame kinnitada seda lepingut, mis sa meiega oled teinud. Me täname Issand. Me tõesti täname, et Jeesus Kristus läks ristile vabatahtlikult. Ja tõesti, sa andsid oma poja. Sa andsid, et meil oleks rahu. Sa andsid, et meil oleks patud kõik andeks antud. Ja me täname selle eest. Me kogudusena tuleme sinu ette. Täname selle eest, et meie patud on tõesti andeks antud. Ja täname selle uue lepingu eest, mida sa meiega oled teinud. Tänu ja kiitus sulle, Issand. Tõesti räägime südame vastu ka, et kui me tuleme ja võtame sellest osa, et meie südamed on sinu ees avatud vastu võtma kõike seda õnnistust, mida sa selle uue lepingu kaudu tahad meile anda Jeesuse Kristuse nimel. Ja tõesti, et meie südamed on puhtad sinu ees, Issand. Tänu sulle, Issand. Tänu sulle, Isa taevas. Amen. Jeesuse nimel, amen. Ja Issand, me täname sind ka selle uue lepingu eest. Ja täname, et meie sinu armu läbi oleme võinud saada sellest lepingust osa. Ja kinnita meid igat ühte, kes me osa saame täna sellest jätkama seda koos sinuga, seda teekonda, kuhu sa meid oled kutsunud. Ja me usume, et sinu tõotused on jah ja aamen. Ja sinu imeline arm on täna siin, et meid kinnitada ja julgustada. Jeesus, me täname, et enam ei ole meie üle hukka mõistu, sest sina oled meid õigeks mõistnud ja pimeduse väed on võidetud, vaenlane on alistatud ja me võime hoida oma fookuses just nimelt seda võitu, mida sina oled toonud. Ja anna meile jätkuvalt tugevust ja kinnita usku, et hoida kinni sinust ja sinu tõotustest. Tee elavaks oma sõna meie jaoks igal hommikul. Las see olla üks kindel ankur, kindel kalju, millele meie saame toetuda ja mis hoiab meid püsimas sinu sissalt. Tänu ja kiitus sulle. Amen. Ja nüüd saame tulla ja võtta osa Kristuse ihust ja tema verest, nii et olge head, tulgem ja kinnitagem end temas. Tänu Jeesusele, Anita, eest Jumal kinnitagu sind väga ja Jumal on teinud sinuga uue lepingu. Jeesuse Kristuse veri, mis sinu eest on valatud. Tänu Jumalale, kiitus Issand. Tänu Jeesusele. Noh, see Jeesuse Kristuse. Tänu Issand. Tänu Jeesus. Jeesuse Kristuse jumaliku tervenemist. Tänu Issand. Tänu veel joolest Jeesus. Kiitus Issandale ergimist. Tänu Jumal. Jeesuse Kristuse ilu, mis meie eest on võttud, tänu Issandale tema imelise armudest. Nii, ma annan nüüd siit vahepeal sõna teistele, ka kõigepealt Maiule ja seejärel siis vend Ervinile. Maiu, ole hea, tule tee siis sina sissejuhatus meie korjandusele ja edastab ka mõned teated.
tere ka minu poolt. Ja oleme juba paljudega kohtunud täna. ja tõepoolest on imeilus ilm täna väljas. Ja rõõm on jälle siin Muhu Sellamaal kõigega kokku saada. Rõõm on jagada Jumala sõna jällegi ja loeksin siit Philippi kirjast 4. peatükist, kus apostel tänab abi eest. Nagu Malaki kiri ka ütleb, meil on siin mitmed korrad seda juba räägitud, et ja proovige mind, aga Jumal ütleb ka, et tooge kogu kümnis minu vara haita, et minu kojas oleks kõike küll. See on Jumala eesmärk. Ja samas Malaki kirjas ta annab väga mõista ka, et ta väga tahab inimest õnnistada. Ja ta siin, Jumal isegi ütleb, et ma sõitlen teie pärast onutirtse, et need ei hävitaks teie põllu vilja. Ta hoiab meie finantse, kui me usaldame teda. Ta soovib, et me usaldame teda. Väga palju on olnud küsimusi, kas ma pean maksma ohvrit kümnist või ma ei pea. Olgu see sinu südame, võib-olla sa südames otsid Jumala käest sellele vastust. Sest Jumal tahab inimest õnnistada. Jumal tahab, et inimesel kõik hästi läheks. Õpetussõnades ju ka Jumal õpetussõnad 3. peatükk 9. ja 10. Austa issandat oma varandusega ja uudse viljaga kõigest oma saagist, siis su aidad täituvad küllusega ja veinijaamid ajavad üle. Jumal tahab õnnistada inimest. Ja just see eesmärk ka, ühes kohas isegi Piibel ütleb, et kus on sinu raha, seal on sinu süda. Et ka me peame oma südame olukorda ikkagi jälgima. Me oleme kutsutud teenima kõige kõrgemat Jumalat, loojat, kes on loonud nii taeva kui maa, loonud meid ja ta kutsub meid oma teenistusse. Kuidas siis keegi tõesti saab anda iseennast tõesti heaks ja tõesti elavaks ohvriks Jumalale, nii nagu ta on kutsunud meid. Aga see Philippi kirjas Paulus tänab selle abi eest, mis ta on saanud. Ma loen Philippi 4. peatükk ja 11. salm. Ma ei ütle seda puuduse pärast, kuna ma olen õppinud olema rahul sellega, mis mul on. Oskan elada kehvalt, oskan elada ka jõukalt. Olen kõigega ja kõigi oludega tuttav. Nii kõhu täis sööma kui nälgima, elama nii jõukuses kui puuduses. Ma suudan kõik tema läbi, kes teeb mind vägevaks. Ja 14. salm on, ometi te tegite hästi, et võtsite osa minu kitsikusest. Jumal tahab meid õnnistada. Ja täna ka, kui sa oled võtnud oma ohvri kaasa, katsus oma südames läbi. See ohver ka, et sa ei oleks kuidagi manipuleeritud, et sa pead andma, vaid tõesti, et sa tead, kes Jumal on, miks sa annad. Et tema tahab sind õnnistada ja tema näeb, kuidas sa annad. Ta ei vaata nende rahasummade peale, vaid kuidas sa annad. Ta tahab sind õnnistada. Ja ma lasengi praegu selle korjanduskaardi ringi käima. Ja ma palvetan ka pärast ja ma usun, et me kõik võib-olla palvetame ka selle pärast, et igaüks meist on kaalunud oma südames läbi. Miks ta on olnud? Tänu sulle, Isa taevas.
isa, ma õnnistan igat andjat. me täname, et sa tahad õnnistada meist igat ühte. sa oled hea isa. nagu sinu sõnagi ütleb, et ükskõik, kes sinu juurde ka tuleb, ta peab uskuma, et sa oled hea isa ja annad igale ühele tasu, kes sind teenivad. see on sinu sõna, issand. ja tõesti, ma õnnistan igat ühte, kes andis. sina näed, kuidas andis ja sa saad rääkida püha vaimu läbi meie igaühe südame vastu. sinu armastus eelkõige tõstku üles meie südamed jälle teenima sind, nii kuidas tõesti sina oled kutsunud meid teenistuses olema. sina oled isa, sina oled looja ja sa oled tõepoolest loonud meist igat ühte ja kutsud meid olema tema tütred, tema pojad, issand. tõesti, me täname, kallis isa taevas. ja me täname selle ohvri eest, issand. ja tõepoolest, kui sinu õnnistus on selle peal, siis see võib rohkeneda üleloomulikult, issand. ja anna üleloomulikult tarkust, kuidas käituda selle ohvriga, kuidas teha sinu tahtmist eelkõige. Jeesuse nimel tee meie südamed avatuks, issand. et me mõistaksime sinu olemust, issand. sinu armastuse pikkust, laiust, kõrgust ja sügavust, issand. tänu sulle Jeesuse Kristuse nimel. Aamen. Aamen. nii, ja mul on siin mõned teated ka. siin, nagu näete, on jälle meie koguduse kontonumber. jälle südame järgi, kuidas keegi annetab. nii, siin järgmised meie koos käimised siin aprillikuus on kõigepealt 15., siis 22., need on kolmapäevased päevad ja siis on meil jälle kena sõnumi õhta, kus arutame jälle oma teemasid. ja siis 26. on jumalateenistus ja siin on ka veel, et jutustab Aimar Lauge ja Anita tunnistab meile siis. ja siis üks kolmapäev on veel, kus tuleme aprillikuus kokku kena sõnumi õhtal. ja siis siin on jälle võimalus annetada. PVC hall, mõõdud on sellele antud ja tõepoolest selline suur hall, mis on väga suureks abiks meie kiriku suvepäevade korraldamisel Lootuse külas. ja igaüks saab sinna oma panuse anda, et võib-olla tunda seda kõike ka natukene rohkem omana. et ma olen ka olnud seal nii-öelda, minu käsi on ka seal sees olnud. aga siin on see arveldusarve ja siis märksõna EKNK suvepäevad 2026. ja oi, siin on üks väike kuupäev valesti läinud, aga 2. ja 3. mail on Kuressaare Nelikaare koguduse 35. aastapäeva tähistamine. ja saab kokku tulla Kaare tänavale, saab pühitseda koos, saab nautida koos. kindlasti on seal jutlusi, kindlasti on seal õnnesoove, kindlasti on pidulaud, nii et olete kõik väga oodatud. ja muidugi suvepäevad 16. 18. juulini suvepäevad Lootuse külas. olete kõik väga teretulnud. Vend Ervin, sinu kord. Ma ei ole. kui tohib, ma väga lühidalt ei tee.
siis kui esimest korda Maiu käest ma sain teada, mingi aeg oli, et ma pean jutustama ja siis mul hakkas kumisema peas üks number, 40. ja aeg on mõelda, seedida ja mis ma selle 40 kohta oskan öelda. Esimene asi, kui ma päästetud sain, siis laul 40, see oli nagu naelapea pihta. See oli täpselt minust mulle. Ja kuna ajapiirangut ei pandud, siis ma loen selle laul 40 kõigele ette. Ja mingi aeg oli see, kui ma sain aru, et sellest laulu 40-st esimene osa käis mu kohta. Nüüd ma julgen öelda, et see laul 40 käib nagu kõik mu kohta. Ma ootasin issandat suure ootusega. Ta kummardus mu poole ja kuulis mu appi hüüdmist ja tõmbas mind üles õuduse august ja paksust porist ning asetas mu jalad kaljule ja kinnitas mu sammud. Ta pani mu suhu uue laulu, kiituslaulu meie Jumalale. Paljud näevad seda ja hakkavad kartma ja lootma issanda peale. Õnnis on mees, kes paneb oma lootuse issanda peale ega pöördu ülbete ja valesse taganete poole. Palju oled sina, issand, mu Jumal, teinud imetegusid ja mõelnud mõtteid meie kohta. Ei ole kedagi sinu sarnast. Kui ma hakkaksid neid kuulutama ja neist kõnelema, siis oleks neid rohkem, kui jõuab ära lugeda. Tapa ja roaohver ei ole su meele järgi, aga mu kõrvad oled sa avanud. Põletus ja patuohvrid sai nõua. Siis ma ütlesin, vaata ma tulen, rullraamatus on minust kirjutatud. Sinu tahtmist, mu Jumal, teen ma hea meelega ja sinu seadus on mu südames. Ma jutlustan õiglust suures koguduses. Vaata, ma ei sule oma huuli, issand, sina tead seda. Su õiglust ma ei varjanud oma südames, sinu ustavusest ja su abist ma rääkisin. Su heldust ja su tõde ma ei salga suure koguduse ees. Sina, issand, ära keela mulle oma halastust, sinu arm ja su ustavus hoidku mind alati. Sest lugematud õnnetused on mind piiranud, kõik mu süüteod on mind kätte saanud. Mul puudub neist ülevaade. Neid on rohkem kui juuksekarvu mu peas ja mu süda kaotab julguse. Issand, olgu sulle meelepärane mind vabastada. Tõtta mulle appi, issand, häbenegu ja kohmetagu nad kõik, kes püüavad hävitada mu hinge. Taganegu ja jäägu häbisse need, kellel meeldib mu õnnetus. Vallaku juubeldus oma häbitööst neid, kes mulle ütlevad paras, paras. Olgu rõõmsad ja rõõmutsegu sinus kõik, kes otsivad sind, kes armastavad sinu päästet ja tööelgu alati. Suur on issand. Mina olen vilets ja vaene, aga issand mõtleb mu peale. Sina oled mu abi ja mu päästja, mu Jumal, ära viivita. Ja enne kui ma seal istusin ja siin on see suure koguduse ees tunnistamist ja siis ma mõtlesin, et kui suur kogudus see on olnud, kus ma olen kõige rohkem tunnistanud. Tänaseks on see olnud kuskil 150 inimest olid kuulamas, kui ma olen tunnistanud. Ja ma rääkisin hoopis sõltuvusprobleemidest, aga seal ma rääkisin ka seda, et ma olen kristlane. Aga seesama 40, piiblis on see väga tähenduslik. See sümboliseerib katseaega, ettevalmistust ja muutust enne uut algust. Ja nii nagu Noa ajal sadas vihma 40 päeva, Mooses viibis Jumala ees 40 päeva, Iisraeli rahvas rändas kõrbes 40 aastat, Jeesus oli saatana kiusata 40 päeva. Ja minu elus oli üks kiusatus, mis kiusas mind 40 aastat. 5. Moosese 8.2 ütleb, pea meeles kogu seda teed, mida issand, su Jumal on sind lasknud käia, et sind alandada ja proovile panna. Ja täna vaadates, arvatavasti see ei olnud juhuslik, ju see Jumala plaanides oli. Ja sageli inimestele me mõtleme, kui inimene on mingit asja teinud 40 aastat, siis on see meie sisse juurdunud. Ja see ei lähe niimoodi plõks ära, sest see on nagu inimmõistuse vastane. Kui me õpime jalgrattaga sõita, me oskame. Ja olgu need siis harjumused, sõltuvused või mingid mustrid ja need kinnistuvad meie sisse ja need nagu jäävad sinna. Aga Jumala sõna ütleb midagi muud. Mattiuse 19.26 ütleb Jumal, inimestel on see võimatu,
aga Jumal käes on kõik võimalik. Ja see, täna ma võin öelda, see ei ole lihtsalt mõte, see on tõde. Ja umbes 20 aastat tagasi, kui ma sain päästetud, see hetk oli minu jaoks pöördepunkt. Ja see oli nagu täielik vabanemine, hakkasid mingisugused muudatused, aga ma ei saa öelda, et kõik kapitaalselt muutus ja ma olin valmis. Ei, Jumal hakkas minuga tööd tegema. Ja 2 Korintuse 5:17 ütleb meile, kui keegi on Kristuses, siis ta on uus loodu, vana on möödunud, vaata, uus on sündinud. Ja mäletan seda hetke väga selgelt, kui ma sain päästetud, siis nagu ma viskasin mingi seljakoti endast mahast ja tõesti ma olin nagu uus. Mingi osa on minust uus, aga ka mingi osa on see, mis tuleb meiega sünnist kaasa ja on. Ja Matteuse 11:28 ütleb meile, tulge minu juurde kõik, kes olete vaevatud ja koormatud ja mina annan teile hingamisse. Ja minu südamesse tuli kindel teadmine, mida keegi ei saanud enam ära võtta. 1. Johannese 4:8. Jumal on armastus. Ja selle 20 aasta jooksul tõesti on igasuguseid aegasid minu elus olnud. Aga seesama üks lause, Jumal on armastus. See on see, millega ma katsun läbi. Kui mu ümber midagi toimub või on ja siis ma mõtlen, kas see on nüüd armastuse tegu. Ja kui ma saan aru, et see ei ole armastuse tegu, tähendab, see ei ole Jumalast. Mina olen selle lausega nagu asju läbi katsunud, mis mu ümber toimuvad. Ja nagu ütlesin jah, et see teekond ei ole olnud minu jaoks lihtne, et mõni ütleb, et kui said päästetud, siis oli halleluuja ja pidu ja pillerkaar. Minu jaoks ei ole, siia vahele mahub surma, lahutust, igasuguseid jamasid. Ja neid tuleb ikka. Aga ei ole ainult valu, pisarad ja kukkumised, aga on ka rõõm rahu issandas koos Jumalaga olla. Õpetuste sõna, õpetused 24:16 ütleb, sest õiglane langeb 7 korda ja tõuseb jälle. Ja ma olen hästi palju palvetanud, eriti siis kui nagu päästetud sain, siis Matteuse 6:10 ütleb teile sinu tahtmine sündib, et Jumal, ma tahan olla savi sinu kätes, keda sina voolid, muudad, kasvatad. Ja Jumal on oma tööd teinud. Ja minul on tihti olnud see mõte, et kas see Jumal ikka kuuleb, kas see on olemas ja on. Aga Jumal vastab Jesaja 65:24. Enne kui nad hüüavad, vastan mina. Kui nad alles räägivad, olen mina juba kuulnud. Et Jumal kuuleb meid enne, kui me ise räägime. Ja nagu ma ütlesin, et jah, üks asi, mis on saatnud mind 40 aastat, olen ma Jumala ees selle eest palvetanud, püüdnud abi otsida, olen ise püüdnud sellega hakkama saada, tulemus on siiamaani 0 olnud. Johannese 15:5 ütleb meile, ilma minuta ei või te midagi teha. Ja kui ma ebaõnnestusin, tulid mõtted, et ma ei ole piisav, ma ei ole õige kristlane. Aeg-ajalt kuuleme ka koguduses seda, et kes umbes on kristlased ja kellel mingisugune puudus on, et tegelikult ei sobigi kirikusse ja nii edasi. Roomlaste 8 ütleb, nüüd ei ole mingit hukkamõistu neile, kes on Kristuses Jeesuses. Ja Ehvesuse 2:8, sest armu läbi olete päästetud usu kaudu ja see ei ole teist enestest, see on Jumala and. Ja siis juhtus selline päev nagu 25. detsember 2025. Tänaseks on sellest nüüd 3 kuud möödas ja sellepärast ma siin julgen seda tunnistada, sest sellest on nüüd 3 kuud möödas. Ei ole ma mingeid ettevalmistusi teinud, vaid lihtsalt 25. detsembri hommikul Jumal ütles mulle stopp, aitab. Ja enne kui ma nüüd välja ütlen, mis asi see on, kas keegi oskab arvata, mis asi see oli? 3. jõulupüha hommikul Jumal ütles, mees aitab. Ei tule.
sihuke pisike viga nagu 40 aastat ma suitsetasin. Olen näinud, anna andeks. jah. kes on näinud, kes on aimanud, eks ma olen üritanud enne kirikut hambaid pesta ja mitte kirikus suitsu teha ja nii edasi ja proovisin seda varjata ja kui ma päästetud sain, siis ma eriliselt veel otsisin, et Jumal, et noh, vabasta mind sellest. üks raskemaid aega oli aasta Suurupi piiblikoolis. Issand Jumal, kui sügaval metsa tuli minna, et päeval see üks suits seal ära teha. ja 25. detsembri hommikul tõesti ta ütles, et mees, sul ei ole seda vaja. ma olen selle kohta hästi palju lugenud, seal on, et see tekivad need tagasilöögid ja mingi tohutu suitsuisu ja nii edasi. nüüd on 3 kuud möödas. jah, mul on aeg-ajalt tulnud see mõte, mitte nikotiini ega suitsuisu, vaid see mõte, et ma lähen teen suitsu. ma oleks võinud ammu selle maha jätta, kui ma teaks, et see nii lihtsalt käib. aga arvatavasti vaat see oli see mu oma tahtmisest. aga sellist Jumal vabastada, see oli ime. ja Johannese 8:36 ütleb meile, kui nüüd poeg teid vabastab, siis olete tõesti vabad. Sakkaariase 4:6, mitte väe ega võimu läbi, vaid minu vaimu läbi, ütleb issand, ta vabastab teid. Esimese Korintluse 10:13 ütleb, teid ei ole tabanud muu kiusatus kui inimlik. Jumal ei lase teid kiusata üle teie jõu. ja tõesti, nagu ma ütlesin, iga päevaga ma rohkem saan aru, et see oli Jumala vabastamine. ja noh, minu jaoks nagu selline tõeliselt midagi üleloomulikku, sellepärast et inimesena ma ei kujuta ette, et me mingi asja või et me õpime inimesena ühe asja lihtsalt üleöö ära. ma sain Toimi käest selle Karmoška sealt mul kodus on, ma üritan, no ei tule. aga jah, Jumal teeb imesi. Filiplase 1:6, tema, kes on alustanud teies head tööd, viib selle lõpule. ja tõesti, ma olen kindel, et Jumalal on aeg, Jumal teab täpselt, millal, mida meie elus teha. ja kogu ja 1-6, tegelikult see terve kogu ja 3 on see, kõigil on oma aeg. aeg otsida, aeg kaotatud, leida, aeg elada, aeg surra ja nii edasi. ja kui sa täna mõtled, et midagi sinu elus, millest sa ei suuda vabaneda, siis ma tahan sulle öelda, ära anna alla. Õpetuse 3:5, usalda issandat kogu oma südamega. 1. Thessalonika 5:17, palvetage lakkamatult. sest see, mis tundub inimesele võimatu, on Jumalale võimalik. Jumal teeb imesid ka täna. Usu, looda ja armasta. Imed sünnivad sinu elus. Amen. Amen. Suur tänu, Ervin. Jumalal on tõepoolest kõik võimalik. Et vahel tõesti võtab mõni asi kauem aega, kui tahaks. Aga nii nagu sa ütlesid, ära anna alla. Usalda Jumalat ja tema on võimeline tegema selliseid asju, mis inimlikult ongi võib-olla meil väga keeruline või raske hakkama saada ja siis korraga tuleb temalt sõna. Ja see sõna nagu on nii tugev ja annab sellise, kuidas öelda, väe, et asi juhtubki. See on imeline tunnistus, wow. Tänu Jumalale ja ma usun, et see tegelikult, mida Ervin, sa oled läbi elanud, kinnitab ühel viisil ka seda, mis Jumal on minu südamesse pannud, et absoluutselt ongi võimalik Jumalal teha meie elus selliseid asju, kus me inimlikult ütleme, et see on saatnud mind aastakümneid ja sellest on mul väga raske kuidagi lahti saada või sellega hakkama saada. Et on üks teema, millest võib-olla kogudustes väga palju ei taheta rääkida. Ja ma mõtlen siin kogudusi laiemalt nagu üleüldse, mitte ainult muu, aga üleüldse. Ja see on, ma ütleks, et see on tegelikult päris teema. Ja sellega tuleb aeg-ajalt koguduses ka
tegemist, see ühel hetkel on sinu ees laual ja ma arvan, et me ei peaks ka põlgama neid teemasid käsitleda, sest me tõesti vajame ju kinnitust, me vajame juhatust, me vajame õpetust, me vajame ka näha ja aru saada, kuidas Jumal neid asju nagu näeb ja selle tõttu ma mõtlesin, et ma jagan ka teiega seda teemat siis, mida võib-olla väga palju ei käsitleta või ei jagata. Ja võimalik, et ka kes jälgib meid nii-öelda ekraanide taga, on see sinu teema, mis iganes, Jumal näeb, Jumal teab, kellel see asi on täna protsessis ja juhtub ju kogudustes ka niimoodi, et Jumala rahva keskel võivad tekkida teatud pinged, teatud arusaamatused, eks ole. Ja mõnikord juhtub siis, et isegi see pinge või arusaamatus kulmineerub tüliks lausa, inimesed ei saa omavahel läbi ja sõnad, mis nende huultelt tulevad, need haavavad inimesi, haavavad teineteist, erinevad arvamused, mis lähevad vastuollu ja lõpuks tekib olukord, kus inimesed seisavad justkui kahel pool ja siis tekib küsimus, et kes on õigem. Aga see teema ei ole võõras piibli jaoks, täpselt samamoodi Jumala sõna jaoks ja siin on muidugi erinevad lood, aga ma loen ühe loo Luuka evangeeliumist, mida arvatavasti sa oled ka ise lugenud. Kui palju selle üle mõtisklenud on iseküsimus, aga see on Luuka evangeeliumi 18. peatükki ja siin on lugu tähendamissõnast variserist ja tõlnerist. Ja Jeesus selle siis on nagu kuidagi toonud esile, mis viitab selgelt sellele, et olukordi tekib, mis just nimelt toovad situatsioonis küsimuse esile, aga kes siis on õige või kumb on õige. Ma loen selle siit ette. Mõnedele aga, kes olid enestele kindlad, et nemad on õiged ja panid teisi ei millekski, rääkis Jeesus selle tähendamissõna. 2 inimest läksid üles pühakotta palvetama. Üks oli variser ja teine tõlner. Variser siis oli nii-öelda seaduse tundja, kes järgis seadust ja pidas kõike, mis oli vaja pidada ja tõlner oli siis tollel ajal juudi rahvusest mees, kes oli töötamas Rooma riigi heaks ja kogus makse inimestelt. Nii et teda võrdsustati või võrreldi nagu ilmselgelt patuse inimesega. Nii et üks on siin nagu õige ja teine on nagu meie vaates siis selline patune inimene. Ja nemad siis lähevad palvetama ja seisma jäädes palvetas variser endamisi ja ta palvetas niimoodi. Oh Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu muud inimesed, röövijad, ülekohtused, abielu rikkujad, ega ka niisugune nagu see tõlner. Mina paastun 2 korda nädalas, annan 10 kõigest, mis ma saan. Aga tõlner seisis eemal ega tahtnud silmigi tõsta taeva poole, vaid lõi endale vastu rindu ja ütles, oh Jumal, ole mulle patusele armuline. Ja siis Jeesus ütleb, ma ütlen teile, tema läks alla oma kotta õigeks mõistetult, mitte too teine, sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse. Kes aga ennast ise alandab, seda ülendatakse. See ei ole ainult lugu 2 mehest, kes lähevad templisse. See on lugu ka tänapäeva inimestest. Ka nendest inimestest, kes käivad kogudustes, kes käivad kirikutes. Mida variser ütles? Jumal, ma tänan sind, et mina ei ole niisugune nagu need teised. Kiriku inimesed ka vahel peavad ennast paremateks kui neid, kes kirikus ei käi, sest nemad tunnevad seadust, peavad kõike. Ja siis, Jumal, mina ei ole niisugune nagu see seal. Kas ei kõla tuttavalt teatud fraasid, mida võib-olla oleme isegi kasutanud, aga mina ei alustanud ju seda tüli. Mina olen ju õigesti käitunud. Tema on see, kes eksis. Ja nii märkamatult seisamegi me nagu variser. Mitte enam Jumala ees alandlikult, vaid teise inimese kõrval
ent teisega võrreldes. Suurim oht ei ole minu arvates see, et keegi eksis. Suurim oht on see, kui meie süda muutub kõvaks. Kui me õigustame iseennast ja süüdistame teisi ning lõpuks lõpetame üldse teise kuulamise ja kaotame üldse teise inimese suhtes armastuse ära. Ja siis ei ole küsimus enam selles, kellel oli õigus, vaid selles, et me kaotame midagi palju olulisemat. Me kaotame ühtsuse. Kui me oleme ausad, ja ma loodan, et me tahame olla ausad, siis igas konfliktis on tavaliselt ikka niimoodi, et ei ole ainult üks süüdlane, vaid seal on mitu haavatut inimest. Ja igaüks meist võib öelda, mina olen õige. Täpselt nii, nagu see variser seal tegi. Aga Jeesuse sõnum, pange tähele, see on nii selge kui selge. Õigeks ei saa see, kes ennast õigustab, vaid see, kes alandab oma südame. Ja see on inimestel palju raskem teha. Alandada ennast, alandada oma süda. Aga Jeesus just nimelt viitab sellele. Tölner ei vaadanud ringi, et leida, kes on süüdi. See mees vaatas enda sisse. Vähemalt nii Jumala sõna ütleb. Ta ütles, Jumal, ole mulle patusele armuline. Ta sai aru, et ta ei tee alati õigeid asju õigesti, mis inimeste silmis olid ilmselgelt nagu ülekohtuteod ja kõik see. Ja ta sai aru sellest ja ta on nii aus ja ütleb, Jumal, ole mulle patusele armuline. Kujutle, mis juhtuks, kui konfliktis mõlemad pooled palvetaksid nii. Mitte, et Jumal näita talle, et tal on vale, vaid Jumal näita mulle minu osa ja anna mulle armu. Hoopis teistpidi lähenemine, kuidas selles maailmas tegelikult käitutakse ka. Rist on ju meie ühine koht, risti ees ei ole kahte leeri. Risti ees ei ole õigemad ja valemad nii-öelda. Risti ees oleme me kõik ühesugused. Inimesed, kes vajavad armu peale. Ja seal risti ees sünnib midagi imelist. Midagi imelist. Uhkus murdub, andestus saab võimalikuks ja suhted saavad ka taastuda. Jumalal, nii nagu vend Ervin ütles, on kõik võimalik. Aga kuidas lahendada nagu konflikti või konflikte, mis tekivad? Ma arvan, et see ei pea ka jääma ilusaks mõtteks ainult oma sees, et mõtled ja mõtled, kuidas see võiks olla, vaid Piibel annab meile ka väga, ma ütleks, praktilise tee, kuidas neid asju korraldada. Ma nimetan vaid mõned sammud siin. Esiteks, nii nagu sellest loost me näeme, alustada tuleb tegelikult iseendast. Ära küsi, mis temal viga on. Küsi, Jumal, mida sina tahad mulle näidata? Mida sina mulle tahad näidata? See alandlikkus avab, esiteks ma ütleks ukse nagu üleüldse tervenemisel. Ma ei kuku ennast õigustama, vaid ma alandan ennast. See oli see, mida Tölner tegi ja mille kohta Jeesus ütles, see mees on õigeks mõistetud. Teiseks, võiks rääkida, aga rääkida õigel viisil. Mitte, et ma räägin kellegile temast, vaid ma räägin otse temaga, kellega mul see konflikt on tekkinud. Ma räägin temaga ausalt, ma jään rahulikuks, ma suhtun temasse austusega, ma ei süüdista teda, vaid ma otsin mõistmist. Jälle vaata, hoopis sellised teised lähenemised, mida Piibel õpetab, kuidas nendes olukordades käituda. Ja muidugi kolmandaks võiks öelda, et meil tuleb õppida andestama. See ei ole meil ka sünnist saadik kõigil kohe selge. Me õpime. Andestamine ei tähenda, et kõik oleks õigesti tehtud, mis minuga tehti. See ei tähenda alati seda, vaid see tähendab, et ma ei hoia enam kinni sellest kibedusest, mis selle kaudu tekitati. Sest kibedus ei seo ainult teist inimest, vaid see seob mind ennast. Mida rohkem ma kibedust kannan, seda rohkem ma seotud olen. Nii et meil tuleb õppida, nii nagu Piibel ütleb, andestama ka. Kui tekivad olukorrad, andestada. Ja me peaksime otsima lepitust, mitte, et nüüd ma võitsin ta ära. Näe, mul oligi õigus. Ei ole, küsimus ei ole, kas ma võitsin,
küsimus on, kas suhe sai terveks, kas suhe sai taastatud. Jumal ei otsi võitjaid konfliktis, vaid nii nagu ma alustasin tänast Jumala teenistust, ta otsib rahutegijaid, lepitajaid. Need, kes suudaksid lepitada, olla lepitajad. Ja muidugi lahutamatu osa on palve ja mis võiks olla imelisem, aga mitte sugugi lihtne ega kerge, palvetada koos selle inimesega, kellega mul konflikt tekkis. Ja see ei ole tõesti alati kerge. Kui võimalik, siis ma küll soovitaks seda teha, et koos palvetada, sest see võib olla raske, aga see võib olla väga võimas lahendus sellele konfliktile, mis iganes on tekkinud. Sest kui me seisame koos Jumala ees, siis paljud asjad muutuvad väiksemaks. Nii et üheskoos palvetamine ka. Ja tegelikult me peaksime kõige selle sees hoidma nagu fookust veidi suuremal pildil kui ainult mina ja minu probleem. Kogudus ei ole lihtsalt ainult üks inimeste grupp. Piibel ütleb, see on Kristuse ihu. Kristuse ihu. Ja vaenlane tahab ilmselgelt lõhkuda seda, mida Jumal ehitab. Seda me oleme näinud läbi ajastute. Aga ärme lase väikestel asjadel hävitada suurt pilti. Jumal armastab oma ihu, ta armastab oma kogudust. Ja meil tuleb kõik selleks teha, et olla rahutegijad koguduses. Mitte tülitsejad, mitte kaklejad, vaid olla need, kes näevad suuremat pilti. Ja Piibel annab väga head juhised, kuidas neid lahendada. Ja ma ei ütle, et see on alati kerge, aga ma ütlen, et see on kõik võimalik. Ja kui lõpuks saab olukord lahendatud, kui lõpuks tekib uuesti see, et inimesed omavahel suhtlevad, mitte ei vihka teineteist, vaid armastavad, püüavad leida lahendusi, siis see midagi, mille kohta võib öelda, see on ilus. Inimesed, kes suudavad ennast alandada, on palju ilusamad oma sisemiselt kui need, kes on ülbed ja uhked ja otsivad oma õigust ja õigustust ja püüavad saavutada võitu. Võib-olla ei ole täna küsimus, kes on õigem, vaid kes on valmis alanduma. Ja seda ma küsin endalt täpselt samamoodi. Sest just seal algabki tervenemine. Mina ju ka alandusin Jumala ette, kui ma tulin tema juurde. Jumal, anna mulle andeks mu patud. Eks ole, et kui sinu südames, mis iganes, on täna keegi, kellega on pinge või lahendamata olukord, siis ei tasu ka lepituse otsimist väga kaugesse tulevikku kuskile lükata. Ole sina see, kes teed esimese sammu. Miks mitte? Palveta ja otsi lepitus selle inimesega või inimestega. Sest Jeesus ütleb, õndsad on rahu tegijad, sest just neid hüütakse Jumala lasteks. Olgu see Jumala arm meile ka kõigile see, mis meid endid hoiab ja andku meile nagu üks alandlik süda ja juhtigu meid ikka ühtsusesse, sest vaenlase soov on lõhkuda, rikkuda, ära seda Jumala kaunist tööd, aga meie osa on püüda seda uuesti taastada Jumala abiga, et me tõesti selles maailmas olles võiksime olla need, kui inimesed vaatavad meie poole, et seal ongi armastus, seal ongi võime inimestel alanduda, teineteiselt andeks paluda, lepitust otsida. See loob midagi palju turvalisemat ja kindlamat paika nende inimeste jaoks, kes on ka väljapool. Koguduses, nii nagu ma ütlesin, eriti ei taheta neid teemasid käsitleda või puudutada, sest see võib tekitada omakorda pingeid, aga pinged sellisel kujul ajalugu näitab ja elu näitab, et ikka kipuvad teatud aja tagant tulema. Ja siis tuleb nendega tegeleda ka. Ja tegeleda sellise eesmärgiga, et olla rahutegija ja Piibel ütleb ka, nii palju kui sinust oleneb. Tee. Vahel on hetki ja olukordi, kus sa teedki omalt poolt kõik, aga teiselt poolt midagi ei tule või jääb tegemata, aga sina oled omalt poolt teinud kõik. Ja sa võid rahus, kuidas öelda, sa suudad, see on hoopis teine inimene. Ta suudab temaga vestelda, ta suudab temaga rääkida uuesti armastuses, jätkata teekonda, sest
sest Jumalal on midagi palju enamat kui sellel vaenlasel, kes siin maailmas on ja rikkuda püüab. Jumal on armastus. Mulle väga meeldis, Ervin, see, mis sa esile tõid, et see Jumal on armastus. Jumal ei kisu kellegiga tüli. Miks siis meie peaksime olema need, kes tüli kisuvad või tüli tekitavad ja vahel väga väikestest asjadest ja siis hoidma kinni sellest oma õigusest. Piibel ütleb, et su oma õigus on nagu räbaldunud riie, tead, Jumala, meil on Kristuse õigus ja seal on Kristuse armastus, mis meid muudab ja mis meid juba on muutnud. Jah, näed, vahel võttis aega, mingi asja muutus mitukümmend aastat, on ju, aga see tuli, koos Jumalaga see tuli kätte ja ma kujutan ette seda võidu rõõmu ka nendest asjadest, mis juhtuvad. Ja kui sa suudad kellegiga jälle ära klaarida oma asja, tead, see võit lõpuks sinu sees on palju suurem kui see kibedus, mis sind ennast sisemiselt kogu aeg sööb ja sööb ja sööb ja sööb. Ütleme sellele täna lõpp. Jeesus ütles ristil olles, võit on saavutatud, see on lõpetatud. See ei olnud kaotushüüe, see oli võiduhüüe, see on lõpetatud. Ja täna, kui iganes kellegi vastu on, püüame asjad uuesti korda panna, nii palju kui meist oleneb. Ja ma usun, Jumal rõõmustab selle üle ja Jeesuse sõnad sellele tölnerile siin lõpus oli, sest igaüht, kes ennast ise ülendab, alandatakse, aga kes ennast ise alandab, seda ülendatakse. Nii et ega ülendus ei jää tulemata. Ja kui see tuleb Jumala poolt, siis see on imeline. Nii et olgu ka see julgustuseks meile kõigile, et kui tekivad sellised olukorrad, siis ma püüan neid olukordi ka lahendada. Ja Jumala abiga ma usun, et päris paljud asjad on võimalik lahendada ja vahel mõni asi võtab aega, see on selge. Nii et tõuseme ja täname ja palume ka üldse, et ma näen, et meie õde Aada on ka meie keskel. Suur rõõm on, Aada, sinust, et oled ka läbinud teekonda, mis ei ole sugugi kerge olnud, aga see optimism ja rõõm, mis sinus on, see on alati mind kõnetanud, ja see igatsus, mis sinu sees on, et tulla Jumala rahva keskele, see on võrratu. Isa, me täname sind, et sa oled meid kutsunud ja sina oled ka andnud meile oma sõnad, mille järgi me saame joonduda ja korrektuure teha oma elus. Me täname sind, et sinu ees olles me ausatena võime öelda, et vahel juhtub meie elus ka neid asju, millest me täna oleme rääkinud ja peatunud nende asjade juures, aga me tahame õppida seda alandlikkust oma elus täpselt samamoodi. Sa näed neid inimesi, kellega meil on tekkinud eriarvamused või konfliktid, siis me palume, et meil oleks seda tarkust ja ka julgust astuda esimene samm. Astuda ja teha nii palju, kui meist oleneb, et asjad uuesti korda saada. Tänu sulle, Kristus, et me ei pea olema ka midagi, mis me ei ole, vaid sa näed, me oleme need, kes me oleme. Aga me teame, et nii nagu täna kuulsime, sinu abiga on võimalikud muutused ka meie elus, vaatamata meie eale, meie minevikule. Lihtsalt me oleme tänulikud, et võime seista sinu ees ja usaldada sind ka nendes asjades, mis seisavad meil ees, kus tuleb lahendada asju. Issand, tänu ja kiitus sulle. Issand, õnnistagu sind ja hoidku sind. Issand, lasku oma pale paista sinu peale ja olgu sulle armuline. Issand, tõstku oma pale sinu üle ja andku sulle Jumala rahu, Isa, Poja ja Püha Vaimu nimel. Aamen. Aamen. Nii, kallid vennad-õed, koguduse ühine laud on vaimulik, aga on ka selline nii-öelda ihulik, et tuleme ja võtame siis osa sellest lauast ka, mida siin on meie jaoks kaetud. Ja tänu Jumalale selle eest, et ikka on olnud, mida lauale panna ja andidena kasutada ka.